Esimene maailmasõda tõi endaga kaasa lisaks sõjatehnika kiirele arengule uute rahvusriikide sünni Euroopas. Eesti ja Soome vabadussõdade sõjarelvad olid sarnased ja valik oli väga kirju, sest relvi tuli hankida väga erinevatest allikatest. Abina Soomest ja brittidelt, sõjasaagina sakslastelt ning venelastelt. Muuhulgas oli eestlaste relvastuses näiteks kuulipilduja Maxim. Tegemist oli esimese tagasilöögiga töötava kuulipildujaga maailmas ning selle tõlgendusi kasutasid pea kõik esimeses maailmasõjas osalenud riigid. Mosin Naganti poltlukuga vintpüssi mudel M 1891, mille modifikatsioonid olid Vene sõjaväes ja Punaarmees kasutuses 1940. aastate lõpuni. Snaiperpüssina veel kuni 1960. aastateni. Ja legendaarsed Mauseri püstolid, nagu Mauser C96, mis tänu pikale rauale ning võimsale padrunile tegid silmad ette paljudele selle ajast püstolitele. Või legendaarse relvameistri John Browningu poolt disainitud ning belglaste FN-i poolt toodetud poolautomaatsete püstolite mudelid, mille hulgast eestlased osad 1930. aastatel Hispaaniasse edasi müüsid. Pärast sõda osteti Eestisse Bergmanni M18 püstolkuulipildujad, mille asemele tuli peagi Eestisse arendatud püstolkuulipilduja Arsenal Tallinn M23. Need müüdi aastatel 1938 kuni 1939 omakorda Lätti ja Hispaaniasse ning asemele osteti KP-31 Suomi püstolkuulipildujad. Samal ajal, kui Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit ühtlustasid ja uuendasid oma relvastust, tegid seda ka teised riigid. Maximi kuulipilduja ja selle erinevad versioonid olid paljude riikide standardraske kuulipildujaks. Rohkem rõhku pöörati aga kerge kuulipildujate arendamisele ning tootmisele. Saksa relvatööstuse sõdadevahelise ajastu tippsaavutuseks võib pidada kuulipildujat MG34. See oli omaette relvasüsteem, mis võimaldas relva kasutamist nii kerge kui raske kuulipildujana, sest seda sai kiiresti Lafayette'ile kinnitada. Vesijahutust polnud enam vaja, sest ülekuumenud relvaraua vahetamine oli lihtne. Relva rikkalik varustus võimaldas seda kasutada ka õhutõrjeks. Teistel suurriikidel sarnast kuulipildujat ei olnud. Näituse relvad sõjas sõjani eesmärgiks pole anda hinnangut sellele, kas sõjarelvade kiire areng on kuidagi kaasa aidanud inimkonna parema tuleviku ehitamisele või hoopis vastupidi. Kuid ei saa jätta märkimata vaadeldavale ajastul tehtud tehnoloogia.